Tere kaunist detsembri keskpaika, nagu lubatud sai, siis hakkame tegema piparkoogi taigent. Ja mis meil selle jaoks tarvis läheb, on nisujahu, 2 muna, piparkoogi maitseaine, tume siirup, söögisooda, suhkur, loomulikult mõõtetops ja lõpuks toidukile. Mis koguseid? Või ka muidugi. Unustasin ära selle ja ma panen küll video alla selle kirjeldusse täpselt kogused, aga protsessi hakkan teile näitama kohe praegu. Ja igaks juhuks loen ka ette kogused, et oleks asi lihtne, sest mul on enamus välja juba valatud ja mõõdetud. Ehk siis 2 detsiliitrit siirupit, 2 detsiliitrit suhkrut ja 3 suppilusikatäit seda piparkoogi maitseainet. 250 grammi võid, 2 muna, 10 detsiliitrit nisujahu ja 2 detsiliitrit söögisoodat. Mis nendega nüüd edasi saab? Kohe vaatame. Esmalt ajame siis poti soojaks, lisame piparkoogi maitseaine. Ja panen korraks kinni, panen need asjad siia ära. No see sirup venib. Vast sai enam-vähem. Ja nüüd siis, ma ei tea, panen igaks juhuks mitte väga tugeva tule peale selle asja, et kui me seda asja siin segama nii kaua, kuni ta siis justkui keema peaks minema. No nii, asi väikest viisi juba mullitab, paneme sisse või ja sulatame selle ka siia sisse ära. Ja kui või on sulanud, siis tõstame tule pealt ära jahtuma. Liigume korra siia laua juurde ja segame kokku söögisooda ja nisujahu. Nii, ma arvan, et on parajalt valmis segatud. No nii, oleme jõudnud nii kaugele, et panen, et oleks vaja sisse lisada 2 muna. Nii, ja munad tuleb lisada ükshaaval. Läbi segada. Ilma koorteta oleks ideaalne. Õnnestus. Nii. Ja nüüd hakkame vähehaaval siis jahu ja söögisooda segud siia sisse valama ja segama. Lõpuosa on lihtsam käega teha. Nii, ja selline maste siis jääma peaks. Kohe vaatame, mis me sellega edasi teeme. Ja järgmiseks ülesandeks on siis sisu.
keerata toidukilesse. Laotame selle sisu siia toidukile peale ilusti. Keerame selle nüüd kilesse. Ongi kõik. Ja kui taigen on ilusti toidukilesse keeratud, siis paneme 24 tunniks külmkappi. Ja ülejäänud te juba teate ise. Rulli lahti ja piparkoorgid oma vastavate vormidega valmis teha ja ahju. Panen ka retsepti alla sinna video kirjeldusse ja sealt saab siis täpsema õpetuse ja juhendi. Näeme järgmises videos jälle. Ilusat pühade aega kõigile. Tšau!